2010. aasta suvi oli masu lõpuperiood, mil tarbijate aktiveerimine oli turundajatele kõva pähkel. Massimeedia oli küll odavalt käes, aga see polnud kohene edupant. Stockmanni kunagine hea varajane stardipositsioon 15 aastat tagasi on asendunud ränga konkurentsiga mitme ostukeskuse vahel Tallinnas. Kuna tegemist on ühe suure kaubamajaga keset linna, otsustasime lõviosas keskenduda on-location meedia kasutusele. Selleks on ainult Tallinnas paiknevad GC Deco Six Sheet ehk siis valgusvitriinid ja bussijoote paviljonid pinnad. 4 nädala jooksul eksponeeriti iganädalaselt täpselt sihitult 100 külge. Raadio kui klassikaline Call to Action meediakanal oli Star FM-i, Sky Plussi, Ruskoje raadio ja Sky raadio näol tagasihoidlikus 35 000 kroonises mahus toetavaks meediatüübiks. Lisaks ilmus 2 reklaamipinda Õhtulehes ja 1 reklaampind Linnalehes. DNS Emori korraldatud välimeedia kampaania järeleuuring tallinlaste seas loovlahendi mäletamise astme kohta kajastab tegelikkuses terve meediamiksi tulemuslikkust. Üldine märgatavusaste kõigi tallinlaste seas oli 69%. Kuid ükski kampaania pole suunatud kõigile elanikele. Rohkem feminiinsema teravikuga kampaania sai 15–30 aastaste Tallinna naiste seas hämmastava 94% mäletamise astme. Aga noored olidki senini valupunkt, sest vahepealsete aastatega kerkinud konkureerivad kaubanduskeskused seadsid paljuski oma prioriteedid noorte püüdmisele. Suurt läbimüüki genereerib laiem kandepind. Nii oligi 31–50 aastaste Tallinna naiste seas loovlahendi mäletamise aste 84%. Nii head tulemused eeldavad võrdselt kõrget loovlahendi mäletamise astet nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas. Nii oligi.